ei tohi trahvi saada. Seis on hea. Teised, jah? Ja. Pigi oli nagu lahti, lähed sinna ja siis pidumise nii viimase hetkel perse läks sinna ja siis läks õiget pidi, et selles mõttes ta viskas õieti sisse. 6 aastat teinud, et kuidas siiani võtad kokku? Täna üllatavalt hästi läinud, et ei kurda, siuke rütm on hea ja vigasid ka väga palju ei ole olnud. Et praegu nüüd viimasel katsel just andsid Kerliga võrreldes veidi aega ära, et mis selle nii-öelda võitluse plaan on viimasel 3 katsel? Ma arvan, anname lihtsalt endast parima ja eks näis, kuhu lõpuks jääme siis. Siiani liiga suuri mingeid probleeme või puutud ei ole olnud? Ei. Väga otse vanadest tünnidest. Me panimegi 120 pealt, eks see kuradi 360. Me vana läks piduril, aga oli liiga üle perve ääre ja kohe tõmmas. No muru mõtlesid jää. Jou. Kuidas kokku võtad selle siiani? Täitsa kiire ralli. Huvitav ka. Kuidas ise kommenteerid, mis juhtus seal Tsikaanis? No, kerge 360 tuli ja pidi veidike tagurdama ja siis sai minema. Kuidas läheb? Kuule päris hästi, enam-vähem, tasa ja targu. Jaa. Kuradi 0,2 on maas, mis toimub? Ma ei tea, peab vist sõitma hakkama jälle. Ka võin. Kuidas sul oli selle nii-öelda pigi ja sulamisega? Mul oli päris hea, tunnetasin piduriga ilusti ära ja pääsin iga kord ära. Nüüd oli päris hea. No, kuidas kokku võtad hommiku poole? Jaa, saab päris rahul olla, et kõige hullem jõld, aga saab kindlasti parem. Sul mingi pool minutit on vahe sees praegu? Midagi sükest peaks ära. Mingid puuteid asju ei ole? Ei tohiks olla. Ei tea küll. Võiks nagu puhas olla. Kuidas sulle nende nüüd teisel läbimisel pigi ja sükesed sulamised pidurtustel ei olnud probleemi? Eks ta võib-olla natuke mõjutab, aga ma ei ütleks, et ta nagu liiga hulluks tegi. Mis viimase 3 plaan on? Me vaatame, kuidas on ja sõidame kiiresti. Omas tempos? Davai. Sind juba olegi segab. Noortega läheb hästi. Noori on ju alati rahvarallidel palju. Aga meie ralli läheb keeruliselt, sest me hommikust saati ei ole roolivõimu ja me ei leia üles ka, mis see mure on. Aga alla ei anna, pingutame lõpuni ja ilmselt tuleb roolivõimuta sõita lõpuni see ralli. Ütleme nii, et ta on alati omamoodi olnud, et hästi palju tsikaane ja selliseid takistusi ja vähem pigem selliseid sõidetavaid kurve, aga ma arvan, et on ka seda vaja ja noortel on kindlasti seda vaja. See ongi üks nagu Achilluse kand, mis meile ei sobi, et sellest siis meil on väga hea vaevlemise päev, et meil siiamaani midagi toredat ei ole olnud peale vaevlemise. Renault Twingo R1 sellest on äge, et kõikidel on Fordid ja kes mind tunnevad, siis ma põhimõtteliselt ujun vastu poolu. Õnneks üks auto on veel. Häda on selles, et keegi sellest autost väga midagi ei tea. Mis sellel Fiesta versus sellel, mis see mootor on sama 1.6? Ja 1.6 ja 99 kilovatti. Fiesta on isegi vähem? Ei, on neid 99 kilovatisid täpselt samamoodi. Kaalus samad ja mootoris samad. Et Fiesta eelis on see, et nii palju kui ma olen uurinud,
on võimalik siin igast käigukasti ja peaülekandeid natuke lihtsamalt saada, sellel on see natuke keerulisem, aga töötame autoga ja unistame sellest, et olla kunagi tippkonkurentsis. No nii, et täna oleme siin Lääne-Eesti rahvarall, mis siis meie jaoks on väike rallipinni nii-öelda promoüritus ja samas siis proovime siin nii-öelda uusi võimalusi ja nii-öelda nippe saada asfaldisõidu osas siis Sander Pärnult, kelle me oleme siia kõrvale kutsunud, et saada nii-öelda asfaldisõitu parandada. Ja just, et Joosep kutsus mind siis endale kõrvale siia Haapsalu rahvarallile, et selline hea võimalus, et teha nagu Joosepi jaoks nagu 2 ühes üritus, et on siis saab oma seda rallipinni äppi, ralli pealtvaatajate äppi siin promoda ja samas, kuna me sõidame ohutusautot, siis mina saan nagu kõrvalt natukene siis nagu nõu anda ja et esimene süke asfaldisõit ka siis päris ralliautoga, et asfaldiratastega ja mida tavapäraselt nagu Eestis sportrallidel teha ei saa, et siin saab natuke mingisuguseid nüansse nii-öelda anda, õpetada ja kindlasti ma usun, et Joosep võib-olla julgeb äkki juba siin poole ralli pealt kinnitada, et on ilmselt nagu mingit kasu ka olnud. Kindlasti on siin kasu olnud. Sul oli siin nii suur kogemuste pagas on olemas, et siit asfaldinippe õppida, kuidas slikkidega mingisugused rõhud ja pidurdused ja erinevad sellised asjad, et kindlasti on väga palju abi sellest. Alustasime targalt. Ma ei teagi, alguses ei saanud kuidagi vedama, aga nagu öeldakse, lõpuks ei saanud pidama. Ja võtsime rahulikult ja proovisime ilma puudeteta läbi tulla. Teadsime, et need on kitsad ja neid on palju. Ja andsime endast parima ja siin ma olen. Milliste plaanidega hommikul peale läksite? Täiega anda ikka nii palju, kui tuleb ja sõita targalt. Võib vist rahule jääda, et jõudsime lõppu ja koht võiks ka päris tipp-topp olla. No asfaldi peal on mugavam natuke, aga kruusa peal saab rohkem lustida ja on nagu vingem. Järgmine nüüd on Kihelgame, mis plaanidega sinna? Ma ei tea, eks samamoodi oma sõitu ja et midagi võiks saada kõike. Ei ole vist. Ei ole? No praegu nagu praegu on jah, aga need trahvid on tulema. Sul läks? Liiga palju tünne on ja mulle tegelikult asfalt üldse ei meeldi, aga see oli isegi okei. Et mõned katsed olid siuksed, need lühikesed üldse ei sobi, aga pigem need 4-kilomeetrised olid päris okeid. Ja stoppkastid, no uus asi ennem pole teinud, aga tuli päris okeilt välja, ma arvan. Mis võttega hommikul peale läksite? Hommikul oli vara äratus selles suhtes, et ma väga esimestel katsetel kiire ei ole olnud, aga isegi üllatasin, et ei olnud kõige halvemad ajad. Et võitma otseselt ei läinud, aga et nii hästi kui võimalik, siis ikkagi proovisime teha. Nüüd järgmine ütle? Kruus meeldib, 2-päevane, pikad katsed, vähe šikaane. Saaremaa iseenesest kihelkonna meeldib ka nii, et
võiks olla head ootused. noh, siin tohib siis õnnitleda just võidu puhul. Kuidas tulid siia mõtetega ka võita? Eks me ikka tulime mõtetega võita jah, et eelmine aasta ka võitsime, aga absoluudis jäime teiseks, et üks tagavedu oli siin kiirem. Aga täna, päris keeruline päev. Viimased trahvid on meil tulemata viimased ringilt, et vaatama, aga trahve jagati siin kuhjaga ja väga-väga keeruline päev. Kuidas sa siis neid tünne asju hindad, et mis sa nendest sellest rallist nii arvad? Ütleme, tunnid olid kitsad, eriti veel sellise laia auto jaoks. Olid vahed ikka väga kitsad ja no me proovisime puhtalt läbi saada ja eks see oligi lõpus ka see nii-öelda võti, et me täna praegu siin ma arvan olema. Aga kolme katse tulemus on meil tulemata, nii et ootame need karistused ära. Kumb sulle endale rohkem meeldib, kas siuke asfaldiralli või siis pigem järgmine näiteks Kihelkonna kruusa peal? No Kihelkonna on äge, aga mul see asfalt täna see oli rajuna. Et ikkagi siuke pidamine ja siuke ilm ka, ilmas samamoodi super ilm, asfalt sulas, see on ikkagi rajuga, et see on täna äge, väga äge. Mis mõtetega siis Kihelkonnas? Kihelkonnas ega tuleb minna jõutuma, mis seal ikka. Väga, aitäh.